Tere kõigile! Suvi on läbi ja on aeg rääkida videomängudest. Ja räägiks näiteks kõigist nendest mängudest, mis siis vahepeal välja tulid, või õigemini ma olen sellest päris suurest portsust, mis siin suve jooksul ilmus, valinud välja 3 mängu, mis võiks olla kõigile vaatajatele huvitavad ja võib-olla nendest ei olegi te kuulnud veel midagi. Kui me muidu oleme ehk harjunud kuulma, et mängud tulevad kas Ameerikast või isegi Jaapanist või Euroopast, siis mõnikord harva tulevad need ka Hiinast. Ja üks selline väga äge mäng on Black Myth Wukong. See põhineb vanal Hiina legendil Ahvi kuningast, mida on räägitud kümneid ja sadu kordi. Näiteks Dragon Ball Z anime, paljudele võiks olla tuttav, põhineb osaliselt sellel. See on tõesti üks graafiliselt kõige ägedamaid mänge, mis viimasel ajal tulnud on. Ja see on hetkel väljas nii arvutil kui PlayStation 5, aga peaks jõudma ka Xboxile. Igatahes on tegemist suurepärase action-mänguga, kus on suured bossid, suhteliselt raske võitlus ja mängimist ikka päris tükiks ajaks. Kui Black Myth tundub võib-olla liiga hirmutav ja raske, sest tegemist on tõesti raske mänguga, siis PlayStation 5 omanikele ilmus tõeline maiuspala. Paljud PlayStation 5 omanikud ilmselt teavad Astroboti, sest et põhimõtteliselt kõikide PlayStation 5-ga tuli kaasa selline väike demomäng, kus Astrobot siis tutvustas kõiki PlayStation 5 võimalusi. Aga nüüd on Astrobot saanud täiesti oma mängu ja see ei jää mitte millegi poolest alla kõikidele legendaarsetele Nintendo Mario hüppamistele ja kargamistele. Tegemist on suurepärase ja pika mänguga, mis on täiesti kindlasti väärt eraldi mängu ja eraldi ostmist. Ainuke kahju on see, et see on ilmunud ainult PlayStation 5-le ja ei ole vist plaanis seda kuskile mujale välja anda. Nii et kui sul on PlayStation 5, siis Astrobot on võrratu seiklus, seal on 10 tunde mängimist ja tõesti mäng kõigile. Olen läbi teinud, tegin 100%, Platinum Trophy. Aga kõikidele teistele konsoolidele ja tegelikult ka PlayStationile on väljas uus äge platvormimäng, mis teeb midagi täiesti enneolematut. The Plucky Squire räägib loo lõbusast väiksest rüütlipoisist, kes elab muinasjutu maailmas ja muinasjutu raamatus. Aga tänu kurja nõia väga salapärastele plaanidele pääseb ta sealt raamatust välja. Ja nüüd ongi sinu töö päästa see muinasjutu maailm, mis on seal raamatus. Ja selleks, et seda teha, pead sa kasutama kõiki selliseid mängulisi võtmeid, võib-olla hüppama, kargama, võib-olla lahendama puslesid, võib-olla isegi boksima ja seda kõike tegema nii siis 2D siukses lapikus muinasjutu maailmas või siis 3D pärismaailmas ja see on hullult visuaalselt äge ja midagi sellist mina ei ole enne näinud. The Plucky Squire on üks minu selle aasta oodatumaid mänge ja kõik, mis ma siiamaani mänginud olen, on olnud küll fantastiline. Nii et kui sa tahad kogeda midagi sellist, mida enne ei ole võib-olla isegi nähtud, siis The Plucky Squire võib-olla on mäng sulle.